Tere tulemast kuulama ja vaatama Vabaduste portaali intervjuu saadet. Mina olen vabadused.ee toimetaja Hannes Sarv ja täna olen võtnud ühendust Torontoga ning seal kaugel teisel pool ekraani on keemik ja Toronto ülikooli keemia inseneriteaduse emeriitprofessor ja ka Tallinna Tehnikaülikooli audoktor Olev Trass. Tere Olev, väga hea meel on kohtuda. Samuti mul on rõõm saada võimalust juttu ajada veidi. Me räägime Oleviga täna eelkõige kliimapoliitikast ja sellega seonduvast, sest professor Trass on neil teemadel kriitilisi vaateid avaldanud ju pikalt. Kuid olgu seejuures algatuseks ka öeldud, et professor Trass on üks neist teadlastest, kes on allkirjastanud ka Vabaduste portaali välja andva Isikuvabaduse sihtasutuse pöördumise Riigikogule, mille tegime juba 2024. aastal ja mille põhisõnumiks on, et meil kliimaga mingit kriisi või hädaolukorda ei ole ja seega ei ole mingit põhjust vastu võtta ka selliseid elukorraldust tugevalt piiravaid seadusi nagu kliimaseadus või siis meie energiamajandust täielikult pahupidi pöörata, et see, millega tänase päevani Eestis ju endiselt tegeletakse, ilmselt ka maailmas või Olev, kuidas teile tundub, kas võrreldes selle ajaga, kui me 2024 seda pöördumist tegime, et kas selle ajaga võrreldes on maailm ka kliimapoliitika mõttes muutunud? Jaa, maailm on tohutult muutunud. Kurb on öelda, et Euroopa Liit ei ole muutunud ega ka Eesti ei ole muutunud. Seal on asjad ikkagi sama kurvalt valed ja Kanadas samuti. Kanadas on õrnalt väikesed muutumised tunda ennast andnud juba positiivses suunas. Aga muidugi see tohutult suur muutus on USA-s, kus on järsk poliitiline otsus teisipidi asju ajada ja see uus term nüüd selle uue rohelise liikumise jaoks on the new green scam. Ja scam on muidugi väga-väga halvustab sõda. Ja see on nüüd praegu, mida president kasutab ja mida ka omaette valitsus kasutab ja vastavalt on ülikoolid suurel määral, et ka uurimistoetusi edasi saada, loobunud sellest rohelisest asjast, mis varem oli pea viis, kuidas raha saada. Vot see on väga huvitav, et võib-olla natuke täpsustate sealt, et kuidas see muutus niimoodi siis nii äkisti on tulnud, et see justkui kõlab nagu selliselt, et varem oli hea viis raha saada, aga väga tõsiselt ju siis teadlased ise ei võtnud seda temaatikat ka. Ilmselt teadlased ise ei olnud valmis eriti midagi muutma, väike hingepiin oli mõnelgi inimesel ja mina olen mitmetega neist koos olnud USA-st, näiteks professor Lindzen MIT-st, kes on mitu korda Torontos külas käinud ja ma olen temaga iga kord kokku saadud ja kuulnud tema arvamisi. No sel ajal oli asi veel kahe vahel teatud määral, aga tema oli aus ja mõned teised ei julgenud olla. Aga näib, et eriti USA-s ja suurel määral ka Kanadas, kui sa ei olnud päri selle rohelise liikumisega, siis ei olnud sul lootust uurimistöö jaoks raha saada, pigemini oli risk, kui sa kuskil töötasid ja sul ei olnud tenuuri professorina, et sind hakati lahti laskma. Tõesti, kas see olukord siis selles mõttes tänaseks on paranenud, et lahtilaskmist siis ei pea enam kartma või Kanadas ikkagi peab veel? No ütleme nii, Kanada osas ma ei julge midagi veenvalt öelda, sest Kanada on lihtsalt vait nüüd sel teemal. Aga USA-s on nii see roheline asi, kui ka see DEI või Diversity, Equity and Inclusivity, see imelik sotsiaalkomme, mis Ameerika ülikoolisid ähvardas tohutult, Kanadas palju vähem. Selle vastu on otseselt valitsus astunud ja kui ülikool neid asju ära ei lõpeta, ei saada sentigi raha riigi käest ja ülikoolide peasissetulek on ikkagi riigi toetused. Nii et USA ülikoolides on asi drastiliselt muutunud ja nii-öelda praktiliselt sunniviisil, aga ma tean, olles rääkinud ka paari inimesega, neil on nüüd hea meel, et ei pea enam jätma muljet, et me armastame seda rumalust, vaid võime julgelt selle vastu rääkida.
No me kohe hakkame siis nii-öelda täpsemalt ka rääkima sellest, mida te nimetasite rumaluseks. Aga ma enne juhin veel tähelepanu, et teil endal on selja taga väga pikk ja edukas teadlase karjäär, et te olete ju Princetonist saanud oma esimese kraadi, doktorikraadi Massachusettsi tehnoloogia instituudist ja siis aastakümneid olite Toronto ülikoolis keemia-inseneriteaduse professor, et aga seda samas tahtsingi küsida, et kui pikalt te olete tegelikult kliimateemasid uurinud selle kõrval? ma ütleks otseselt kliimateemasid ei ole ma ise kunagi uurinud, aga ma olen teadlik olnud asjadest ja minu esimesed olulised sammud olid nii-öelda saastmise vastu. Ja nüüd öeldakse, et CO2 on saastegaas, ta muidugi seda ei ole, aga mina olin tol ajal ja pidasin ka kliima kohta väga pika seeria loenguid 60-ndatel, 70-ndatel aastatel ja veidi hiljem. Ja mu mul kommentaar oli põhiliselt see, kui me saame muud solki ära hävitada, nagu näiteks hapud gaasid, mis, eks ole, happevihma tõid maha väävlihappe moodi. Et kui me saame sellist ja kõiki muud nii-öelda pollutants inglise keeles, ma usun, saastvaid aineid vähendada atmosfääris, see on hea. Ja kui selle sama ajaga saame korraga ka vähendada CO2, pole mul midagi selle vastu. See oli minu attituud tegelikult kõik need aastad. Ja mul otsest probleemi ei olnud, sest minu uurimisalad olid hoopis teised kui kliima, aga ma siiski olin ja püüdsin ka ennast hoida teadlikuna kliimaküsimustest. No aga räägime korra neist siis kliimaküsimustest. Miks te siis olete nagu jõudnud arusaamisele või seisukohale, et noh, tegemist on siis selle, kuidas te ütlesite, green scam, eks ole? Et miks, kuidas sellised arusaamised on nagu arenenud või tekkinud? Ma ütleks, et minul ja mu paaril kolleegil Toronto ülikoolis tekkisid need otsekohe, kui temaatika tõusis. Mul üks kolleeg, professor Hammel, nüüd kahjuks surnud, ja tema oli see, kes nii-öelda uuris läbi väga põhjalikud need teooriad, kõik, mis puudutasid CO2 mõju ja võimalike muude gaaside mõjusid ja muidugi need teatud mõjud selle valguse läbilaskmise teemal või energia läbilaskmise teemal on loomulikult paratamatud, kuid leidsime väga kiiresti, et see peamaterjal, mis toimib, on veeaur, vesi, mitte CO2. Ja CO2 on ka küllalt õhus, et see väike lisamine, see paar protsenti juurde panna, kas või 10%, mis oleks väga palju, see ei tee erilist vahet. Ütleme nii, kas sul on 400 või 420, see ei tee kuskil mingit olulist vahet. Ja et see on tohutu vahe, nagu räägitakse ja õpetatakse, on lihtsalt vale. Sellest mina ja mu need kolleegid, kellega me neid asju arutasime, olime otsekohe, kui see teema algas, arusaamise, et see on vale. Ja aga mõned, ma saan aru, teised teadlased ütlevad, et teie siis eksite või et selles mõttes see ongi nagu huvitav, et jah, ka paljud muidugi, kes on samamoodi seda asja uurinud, no tuntud teadlased, eks ole, ka Princetonist, MIT-st ja nii edasi, ütlevad ka, eks ole, on teiega sarnastel seisukohtadel ja nii edasi. Aga just see pool, et mida siis või kuskohast selline väide üldse siis nagu tuleneb, et see on nagu keeruline aru saada, et kui inimesed ei suuda ju uskuda, et neile valetatakse, eks ole. Ja ma täiesti nõustun, see on keeruline aru saada, kuidas. Mina olen küllalt vana, et ma olin juba tegevteaduse alal siis, kui mure ei olnud mitte kuumenemine, vaid vastupidi. See mureteema 60. aastate teisel poolel 70-ndatel oli nuclear winter, et uus jääaeg tuleb ja me oleme mures, kuidas me toime tuleme, kui uus jääaeg tekib. See jutt kestis ehk 10 aastat ja siis, kui külmemaks tegelikult on läinud või läks võib-olla 0,1 kraadi külmemaks selle 10 jooksul,
Siis leiti, et seda ei saa ikka edasi levitada, rahvas ei usu sellist asja. Ja siis leiti vastupidine lugu. Ja see vastupidine lugu läks nagu kulutuli käiku. Ma imestan, et see nii kiiresti arenes. Aga kas nii palju ikkagi ju, mulle tundub vähemalt, et me võime ju tõeseks pidada, et võrreldes, kui loetakse siin 19. sajandi teisest poolest siin seda temperatuuri kuidagimoodi mõõdetakse, eks ole, ja siis võrreldakse tänasega, et siis natukene on soojemaks läinud. Jah, aga ainult murdosa kraadist. See on ikka väga-väga vähe, et see kõikumine aastast aastasse on suurem. See mind ei üllata. Ja kui me vaatame tänavust aastat, vähemalt siin minu kandis on lihtsalt tohutult külm olnud ja terve talv on olnud palju lund ja külm. Ja huvitav on see, üleeile öösel oli siin 26 kraadi külma Grevenhursis, kus tavaliselt sellel aastaajal on kuskil nulli ligida. No see on tõesti suuremad kõikumised, aga me siis räägime siin 1,5 kraadist, mis tõusnud on, et see on katastroof, et kui veel tõuseb pool või midagi sellist, ma saan aru. Igatahes probleem on see, et kui me tõesti CO2 oleks seda tekitanud, siis öelda või mõelda, et võib-olla CO2 tõusmine, mida me teame, saame täpselt mõõta, on võib-olla seal 3 või 4 osa miljonist õhus, et mõne aasta selline muutus, ütleme 2-3% kokku, saab tekitada nii suured muutused, see ise tundub uskumatu. Eriti kui varem on CO2 ka kõikunud ja ei ole mingit temperatuuriefekti olnud. Ja nagu ma kuulen sellest filmist Climate the Movie, mis on väga huvitav, ma vaatasin seda meeletuletuseks uuesti just hiljuti, siis seal on kommentaar see, et enne läheb soojaks ja siis tõuseb CO2, kui me vaatame nii-öelda aastatuhandeid või ka miljoneid ja tuhandeid ja sadu. Ja muidugi see nende peapunkt ja minu mõttes ja arusaamises peapunkt on see, et umbes, ütleme 10 000 aastat tagasi oli meil jääaeg, ligi 1000 aastat tagasi, 800 000 aastat tagasi oli meil palju soojem kui praegult. Teame, et Gröönimaal elasid lehmad ja sõid seal rohtuheina ja Newfoundlandis, Kanada kõige isapoolne ja üsna kõrgel põhjas osa, seal kasvatati viinamarju sel ajal, kui viikingid sinna tulid ja see on omaette üllatav, see on ju võimatu praegust teha, praegu on seal väga palju külmem, nii et siis oli soojem ja see soe ei teinud midagi halba inimestele ja ma arvan, see soojenemine ka praegu ei tee halba inimestele. Vaat see on ja üks huvitav selline asi, mida väidetakse, et mis siis juhtunud on, et mina tegin intervjuu siin mõni aeg tagasi Judith Curry'ga, kes on siis klimatoloog ja ka tuntud maailmas, eks ole, ja ka pigem nagu selle poole siis esindaja, keda kutsutakse tänapäeval kliima siis skeptikuteks. Skeptikud on kõik, eks ole, kes natuke niisugust ratsionaalset juttu räägivad. Et tema ju ütles ka täpselt nii, et kuulge, kui meil on 1,5 kraadi võrreldes 19. sajandi teise poolega juba temperatuur tõusnud ja mis siis juhtunud on? Elu on ju paremaks läinud. Jaa, täpselt nii. Ja mul tuleb meelde muuseas nende, et tähelepanu võita. Ma olen pidanud palju loenguid, palju kõnesid ja olen olnud õige mitmed korrad kliima kohta käivate nii-öelda paneelide liige. Ja ma mäletan kord ühel kivisöekonverentsil Floridas, ja see võis olla kuskil võib-olla 90. aastate alguses, olime me ühes paneelis ja minuga, 3 inimest oli veel peale mind ja üks nendest oli teinud uurimistööd eriti nende mudelite ehitamise kallal. Ja nad leidsid, et kui teatud mudeliasjad klapivad, siis merepind tõuseb natuke ja mõned piirkonnad jäävad vee alla. Ja seda püüdsid rääkida inimestele või ajakirjandusel soovitada ja keegi ei pannud tähele. See võis ka olla 80. lõpupoole.
ja keegi ei pannud tähele. Ja mida nad siis tegid? Nad võtsid oma kõige äärmuslikuma hinnangu, mis nad üldse kuidagi võisid ette kujutada teha. Ja nimetasid seda ja ma ei mäleta, see oli võib-olla 5 jalga vett tõus või midagi sellist. Ja siis pandi tähele, siis räägiti. Ja mul tuleb selle tõttu meelde, et see mees lõpetas oma jutu sellega, et kui sa tahad tähelepanu leida, siis mine äärmustesse. Ja mulle tundub, et kogu roheline liikumine on praegu läinud äärmustesse. Räägime veel kliimateaduse olukorrast nagu läbi selle võtme, et te tegelikult olete ise ka olnud, nagu te ütlesite, tegelenud ja konverentsidel käinud ja nii edasi, aga olnud ka näiteks IPCC, mis on siis ÜRO valitsustevaheline kliimapaneel, et millega siis tegelikult see teadusaruanded, eks ole, mis sealt tulevad, nendega siis nii-öelda meile tõendataksegi, et probleemid on. Et olete olnud juba 2007 aastal vist selle 4. teadusaruande sõltumatu sisukokkuvõtte retsensent, et ja võimalus küsida, et kui kvaliteetseks te neid IPCC aruandeid peate ise? Ma pean ütlema, tollel ajal minu arvates, see on siis 2007, oli see raport ääretult põhjalik, huvitav ja mulle tundub tõsi. Ei olnud mingeid rõhutusi vales suunas ja huvitav on see, muuseas ma õppisin tohutult palju selle läbi töötamisega ja läbi hindamisega ja olin hiljem veel ühes paneelis kuskil televisioonis, kus meid vist 4-5 korda mängiti ühe aasta jooksul, kuna meil tekkis päris põnev ja huvitav vaidlus. Aga igatahes selle kohta see raport ütles, et nende arvates on mingi inimmõju kliimale ainult 90% võimalik, 10%, et inimese mõju on 0. Ja see oli päris selge ja loomulik, ja kui palju see on, sellest ei olnud kunagi juttu. Teatud, kui palju temperatuur muutub mõningate asjadega, sellest oli neid näiteid ilusti ja rikkalikult. Ja kui siis meedia kätte sai, siis öeldi 90% sellest muutusest on inimeste poolt tekitatud. Mitte, et ainult 9% on šanss, et mingi mõju on inimestest. Ja ma tean, seda püüti korrigeerida, meedia lihtsalt ei võtnud seda kuulda. Põnev oli öelda, et 90% on inimesed süüdi. Selline huvitav raamistus tõepoolest, eks ole, ja kuidas teile tundub, et kas vähemalt praegusel hetkel, osalt on see kindlasti nagu muutunud seoses sellega, et USA-s on võim vahetunud, aga üldiselt meediat jälgides, et kas pigem tundub, et sarnane häälestus on meedias tänapäeval ka, et ikka inimtekkeline ja ikka inimesed, eks ole, on süüdi? Ma ei oska kindlalt hinnata, see oleneb, et kus kohas ollakse, eks ole. Hiina, India, Aafrika ei hooli üleüldse ja pole kunagi hoolinud ja ka praegu ei mõtle, et seal mingi probleem on. Teisest küll ja muidugi need rikkad valged riigid, nende aktivistide siht on miljardeid, 100 miljardeid suunata muu vähem arenenud maailma poole, et nende nii-öelda et nad nende käest lunastada välja meie patt, et me kunagi lasime temperatuuri tõusma hakata, kuigi seda on väga vähe ja eks ole tööstusrevolutsioon peale sõda, peale teist maailmasõda, et muutused ikka on väikesed olnud ainult mõned viimased aastad ja siin võib vabalt tulla varsti paar aastat, kus läheb jahedamaks. Tundub, et meedia on jätkanud seda, millest te rääkisite, et nii-öelda hoiakud, hüsteerilist hoiakut. See on huvitav, et mõnes kohas saad ka lugeda ühte artiklit, mis veidi küsitleb, kas ikka tõesti asi nii on, kas inimesed on tõesti süüdi, aga need on vähemuses. Mulle tundub, et meedia jookseb selle üldpoliitikaga kaasa, aga nüüd USA meedia nad nüüd teevad, seal on palju vähem, ma olin jälginud New York Timesi enam-vähem iga päev lühidalt vaadanud ja seal seda teemat puudutatakse väga vähe ja nüüd, kui puudutatakse siiski nii, nagu Trump ja tema valitsus tahab, see tähendab, et see on green scam. USA-s on täielikult pöördunud see ja sellisel juhul, kui sellest ei räägita sellises võtmes enam, siis on ka ju keeruline inimestele selgitada, et meil on kliimakriis, eks ole, et
või kuidas teile tundub, inimesed ikkagi endiselt usuvad seda või mitte või kuidas see vaade on? Mul on mulje, et need vaesed noored, kes on, mis inglise keeles on brainwashed, kelle ajud on pestud, nemad kahjuks praegu on jahmunud, mis siis õieti on, ikka peab olema, me teame ju, et asi on hull. Ja kui asi järsku hull ei ole, kuigi me teame, et on hull, siis on veidi imeliga, veidi vale ja me oleme eksinud kuidagi. Nii et seda hingepiina või muret, mis tegelikult juhtub, ma arvan, on USA-s väga palju. Euroopas vähem, sest Euroopa rahvas ei ole seda muutust veel näinud, kuna Euroopa Liit jääb ikka rangelt selle juurde, et me peame kõike tegema, mis vaja on, et nii-öelda vähendada kliimamuresid ja see on inimeste süü ja inimesed ei tohi enam põletada kütteaineid, fossiilkütuseid. See on kahjuks küll vale, aga ma arvan, sisse juurdunud üsna tugevalt ja nõuab, ma kardan, üsna palju ümberõppimist. Aga me märkame, et tegelikult ainult Euroopa ja Kanada on need kaks lolli, kes ikka veel oma rahvast maksustavad CO2 suhtes. Kanada küll võib-olla 10-15 korda vähem, Euroopa Liit muidugi väga palju, kui ma mõtlen, kui palju, ma ei tea, palju praegu on, kuskil 80 eurot tonn CO2 kohta vist. Jah. Siis see hullumeelsus püsib ja ma arvan, see on lõpuks midagi, mida peavad valitsused ja parlamendid ära klaarima, lihtsalt maha võtma ja tunnistama, et see on olnud üks suur eksitus. No aga kuidas seda ikkagi selgitada, et mina vaatan Eestis ka ajakirjandust ja ma vaatan täiesti mõistlikud inimesed tunduvad olevat, kes tulevad, räägivad ikkagi, et eelmine aasta oli Rumeenias torm, et kas sa ei näinudki? Et noh, justkui see oleks meie süü. Mul tuleb meelde see, et torm oli eelmine aasta. Sellesama Kivisöe konverentsil, kus ma selles paneelis olin, ma usun järgmine aasta vist olid ettekandeid ja seal oli paar ettekannet nii-öelda tormide ja orkaanide ja igasuguste asjade kohta USA-s. Ja meeldiv öelda on see, et USA-s on üks 250 või rohkem aastat korjatud küllaltki täpselt ilmastiku informatsiooni. Ja kui siis see inimene oma ettekande pidas, tuli välja, tollal oli 240 aastat andmeid olemas, polnud, kui vaadata küllalt pikas perspektiivis korraga, paarkümmend aastat, ei olnud kuskil rohkem, kui oli olnud juba paarsada aastat tagasi. Ühesõnaga, et need tormid on nüüd tekitatud meie CO2-st, see on absoluutselt vale ja kui neid andmeid üldse vaadata, peaks sellest iga inimene kohe aru saama. Aga kes aru saada ei taha, muidugi ei saa aru. No absoluutselt jah, et Rumeenias oli torm ka 1970 palju suurem kui siin viimaste aastate tormidega, aga ega neid andmeid tõepoolest inimesed ei tea ja meil ongi ju mälus ei ole ka võib-olla mõne, ma ei tea, 5 aasta jooksul, mis ilmad olid siin, eks ole, et ei saa ka inimesi süüdistada, neile lihtsalt räägitakse, siis öeldakse, et see on näide, et meil on suur kliimakriis, palav ilm on näide, et meil on kliimakriis, ja siis inimene, kui tal midagi vastukaaluks ei ole, et siis ta peabki seda uskuma, eks ole ju niimoodi. Ja just see on see viga, et inimesel pole kuskilt võimalik fakte saada kätte, millest ta saab ilusti ja hästi aru. See on väga-väga raske. Ütleme nii, Vaneeril on olemas selle IPCC-l ja ka paljudel teistel ja ma ikka usun ja arvan, et ka valitsustel on faktid teada, aga neid hoitakse vaikselt salaja, et saaks mõjustada rahvast. Need plaanid, eks ole, et kaitsta maakera on ju tihti sellised, et nad võtavad ära inimese vabadust. Aga mul torkab vahepeal meelde üks asi, mis kuskil järsku praegu läbi pea käis ja see on üks minu esimesi kokkupuutumisi kliimaprobleemidega. Ma ei mäleta, kunas see oli, aga see üks konverents Halifaxis, keemiainseneride konverents, ma olin seal, mina rääkisin kivisöe põletamisest ja põhiliselt põletamise probleemid olid minu tolleaegse töötegevus üks oluline osa. Ja seal pidas üks inimene ettekande, kus ta näitas teatud hulga andmeid
ja ütles, et sellest on automaatselt selge, et kliimamured on suured. Aga ta ei teadnud ehk ette, et tema järel teine kõneleja võttis sama teema üles ja näitas kõik andmed. Ja huvitav, et esimene, et oma punkti teha, võttis selektiivselt teatud aastate andmed ainult. Järelkõneleja võttis palju enne ja veidi pärast. Ja pilt oli täiesti teine. Ühesõnaga, esimene inimene pidi tunnistama, et ta valetas. Et ta selektiivselt valis andmeid selle asja näitamiseks. Ja ma ütlen, see on üks selline patt, mida ei tohiks teha, aga näib, eriti kui ma mõtlen tagasi selle filmile Climate the Movie, et seda lihtsalt pidi tegema, et saada rahastust jätkuvalt edasi. Eriti USA-s ja Kanadas ja ma eeldan, et Euroopas samuti lahkelt. Ma küsin võib-olla siin natuke nende kasvuhoonegaasidega seoses veel või seotuna, ja CO2-ga siis, eks ole, et mis mõju neil siis on ikkagi, ma ei tea, ilmale või kliimale, et on üldse mingisugune mõju siis? Ei no kindlasti, kui kõik muud asjad oleks absoluutselt muutuseta, siis ma arvan, oleks CO2-ga koos väike tõus. See eeldaks ka, et pilvitus on muutuseta, mis muidugi ei ole tõsi. Aga kui need asjad nii oleks üks pisikene efekt ja see efekt on hinnatav täiesti olenevalt, millise taseme peal me oleme ja see efekt pole suur, aga on olemas. Jah, aga ühesõnaga, kas me peaksime seda kartma? See on see inimeste küsimus, eks ole, mis nad siis, me võtame vastu siin Eestis ka ju kliimaseaduse tahame vastu võtta, et miks me seda teeme, et kas me peame kartma seda, et see... Ma ütlen, et ei, meil ei ole vaja seda ja meil pole seda vaja karta, see on liiga väike, et muret tunda ja lisaks, kui Euroopa, ütleme kuskil 500 miljonit inimest seda teeb, teised 7 miljardit inimesi, 10-15 korda rohkem, ei tee midagi ja nende CO2 välja laskmine, nagu näiteks Hiinas, kus ehitatakse järjest kivisöe jõujaamasid ja põletatakse kõiki, mis nad kätte saavad, et saada energiat, neil on seda palju vaja. See tähendab, et Euroopa on nii tähtsusetu, et see CO2 puhub mujalt maailmas sisse meile ja igale poole laiali. Neid piire ei saa kuidagi hoida, nii et meil oma kõri lõigata selleks, et tervet maailma päästa, kui 15 korda rohkem maailma rahvaid ei ole sellest huvitatud, on äärmiselt rumal ja ma ütleks mõttetu, aga lisaks ka vajadusetu. See saane kliimakindla majanduse seadus, mida me siin Eestis endiselt vastu tahame võtta, et kui mõistliku asjaga me teie nagu tegeleme, kui me selliste asjadega tegeleme? Ma usun, meil ei ole üldse mõistliku asjaga, meie elektripoliitika on täiesti minu arvates hullumeelne. Me ostame kallist elektrit mujalt maailmast ja oma odavat elektrit ei tee. Nagu ma kuulsin paar nädalat tagasi, et Itaalias öeldi, et me ei võta seda CO2 maksu ja saame rahvale odavamat elektrit anda. Nii et elektri tegemisjõujaamad ei pea maksma seda CO2 maksu Itaalias. Kui see nii on, küsiti ka, kuidas kas Eesti ei saaks ka seda teha ja vastus oli härra ministri käest, et ei, Eesti ei toimi nii. Aga miks ta ei toimiks? Kas me ei tahaks ka 2 või 3 korda madalamaks teha meie elektri hinda? Ma arvan, et peaks seda tegema, sest praegu ei ole Eesti tööstus võistlusvõimeline ja ma kuulsin inimeste käest, et külma jaanuari kuu ajal elektriarve oli suurem kui inimese terve kuu sissetulek. No kuidas sa siis toime tuled? See on jube. Ja meil on nii lihtne viis, kui me teeme nii samuti nagu Itaalia, paneme oma jõujaamad käima kivisöe peal, vabandust, mitte kivisöe, põlevkivi peal ja oleme palju paremas olukorras. No meil on teistsugused plaanid ju energiaga siin, et me tahame rohkem seda nii nimetatud taastuvenergeetikat arendada, et kuidas te sellele vaatate? Ma vaatan selle väga halvasti. Mul ei ole päiksepaneelide vastu midagi, ainult et nende efektiivsus Eestis on suhteliselt madal, kuna päikest on vähe ja
ütleme nii, laiuskraad Eestil me oleme ikka kaugemal põhjas kui suurem osa muud maailma. Nii et selles suhtes ma olen päri päikesega, aga kardan, et see tuleb suhteliselt kallis. Ma ei ole üldse päri tuule kasutamisega, tähendab nende tuuleveskitega, sest ma arvan, need rikuvad ära maad ja ma olen Eestis nüüd ringi sõitnud, näinud juba neid küllaltki palju. Ja jutt on, et siis tuleks neid merre ehitada, see läheb kole kalliks ja teisest küljest kuuldavasti ka kalad kaovad ära sealt piirkondades, kus need on häiritud sellest olukorrast. Nii et väga palju paha on sellega. Ma sain kuskil, ma ei tea, möödunud aasta oktoobris ühe kirja üle oma intervjuu järgi härra Tõnu Kurissoo poolt. Ja tema on mullateadlane ja tema on andnud välja, kirjutanud ühe artikli, mida kuuldavalt siis avaldas novembris möödunud aastal ja selle pealkiri oli Maa kliima sõltub mullast. Ja mulle oli kogu see lugu täiesti uudne, aga haruldaselt huvitav. Ja tema peapunkt oli see, et meil on vaja huumust mulda. Väetis ainult, ilma huumuseta ei ole tee mullale head ja muldade kvaliteet on viimase, 60 või 100 aasta jooksul kõvasti alla käinud. Eestis ma kardan algas peale teist maailmasõda kuskil. Ja ta ütleb, et kui meie võtame ja see teema, see põlevkivi tuhk oli huvitav, mida mina talle ette panin ja küsisin. Ja see on see, et põlevkivi tuhas on palju kaltsiumi ja palju räni. Ja tuleb välja, et on vaja kaltsiumi mulla sees ja ka räni mulla sees, et muld absorbeeriks CO2 õhust ja tekkis koos teiste orgaaniliste ja mineraalainetega, mis seal on, ka osalt tuhas, osalt tuleb õhust, nendega tekiks huumust rohkem ja selle põllumaa kvaliteet tõuseks väga palju. Ta rõhutab isegi, et sellega saab vähendada siis selle väetiste kasutamist nii, et selle väärtus on suurem kui elektriväärtus. Ühesõnaga, elekter on kõrvalprodukt tuhast, mis põllumajanduses saaks heasti kasutatud, kui inimesed sellest õieti aru saaksid. Ma eeldan, et tal on õigus, et see võetab CO2 vastu ja tema kommentaar oli, et kui meie teeme põlevkivist teeme elektrit ja kasutame selle tuha ära ja kasutame ka see vana laostatud tuhkeda, mida on ju miljonid tonnid, siis püüab muld kõik selle CO kinni, mis tekib. Ühesõnaga taimed ja muld ja taimde juurtesse mulla sisse saab see nagu sisse saadetud rohkem, võtab vastu kogu selle CO2, mida me põletamise tekitame. See minu arust oleks haruldane ja ilus viis ka Eesti majandust edutada. Jaa, täiesti võimalik jah, selles mõttes, aga kui me natuke üldisemal tasemel vaatame seda, et siis kuivõrd sellega, selle CO2-ga kui sellisega üldse siis vaja tegeleda on, kui see nii suur probleem ei ole. Tähendab, kui me saame midagi kasulikku selle nii-öelda teha, siis see on kõik hea, aga kas sellega üldse vaja on, kas sellel on vaja üldse sellist rõhku panna? Ma arvan, et ei ole, vaja on aru saada ja seda on kuskil NASA mingi hinnangu teinud, ma lugesin võib-olla aastat poolteist tagasi, et see, kui meil CO2 paar osa miljonist rohkem õhus ja kui meil on teatud piirkondades veel rohkem, siis seal kasvavad taimed paremini, ühesõnaga CO2 väärtus taimede kasvu edutamiseks on tähtsam ja annab rohkem kasu kui need võimalikud kahjud. See on argument, mida seal esitati ja ma rõõmuga imestasin, see oli enne Trumpi aega, enne Trumpi teise valitsemise aega, et see inimene seal julges sellist raporti esitada.
Mis te arvate muidu, kuidas me ja kuhu me jõuame sellise poliitikaga siin, et kui me seda kurssi ei korrigeeri siin Euroopas, Eestis, kas sellest, kuhu see viib meid? No kui me jääme selle lulluse juurde, siis ma kardan, me lähme alla, järjest elutase langeb kõvasti ja need head armsad rohelised, kes olid õnnelikud, et elekter on kallis, sest siis tarvitatakse vähem ja see on ju õige siht, et vähem elektrit tarvitada. Nemad oleks siis võidurõõmsad, aga varsti oleme vist külmas ja pimedas. See on see viga. Ma usun, meie majanduslik allakäik terves Euroopas jätkuks. Me teame, et Saksamaa on rängalt hädas praegult, kus ta on olnud nii Euroopa peamootor mitmed kümned aastad ja seda on selle tõttu, et energia võeti ära, nukleaarsed reaktorid pandi kinni ja muidu püüame jälle ainult piirduda tuule ja päikesega, mis on täiesti võimatu ja kui häda tuleb kätte, siis nad seal põletavad seda brown coal'e, tähendab ligniini moodi nügest väga kehva kvaliteediga kivisütt. Mis on ka, ütleme, kõige reostavam tegelikkuses ju, kui just, täpselt nii. Eks ole, on nii. Et täpselt nii ta on, jah. Ja teine küsimus on see, et alati minu arust ei räägitagi sellest eriti, et kui rääkida sellest, et kõik peaks olema nii roheline või ütleme loodussäästlik, et siis nende süsteemide nagu tuulegeneraatorid, päikesepaneelid, nende tootmisest ju seejuures eriti ei räägita, aga sellel on ka ju oma jalajälg, igal asjal on oma jalajälg. Ja muidugi, kui me vaatame teatud piirkondades ja kus on hea, ütleme nii, tuule suhtes Eesti on samas olukorras võib-olla ja merepinnad nii nagu Taani, kus neid asju on väga palju, aga ma kardan, et need miinused on ka seal. Ma olen käinud ühel Saksamaa kuskil ida-lääne piiri juures ühe mäe otsas, niisugune suur lai mägi, ma selle nime ei mäleta enam, ja olin seal. Sõitsin sinna autoga äärde ja kõndisin ringi, need tuuleveskid käisid seal, ei olnud ühtki lindu, ühtki putukat, mingit elu, muru kasvas ja kõik muu oli surnud. See on õudne ja kui sellised tuulepargid meile ehitatakse, see on igal pool mitte vähem õudne. Lisaks ma olen näinud pilte, kus Californias on nagu mitu suurt jalgpalliväljakut täis mitmekümnekordselt neid vanu tuuleveskite tükke ja neid pidi ümber töötlema, et saab uusi produkte. Ei, need on nii hästi ehitatud, et nende ümbertöötamine saab olema kohutavalt raske, kui üldse võimalik, need maetakse lihtsalt maha. Ja kui me need asjad kõik arvesse võtame, siis on tuuleenergia lihtsalt mitte väärt rakendada, välja arvatud teatud üksikutes kohtades, kus tõesti need miinused on väiksemad ja kui seal ka need labad ära kuluvad, olgu peale, siis paneme uued. Jah, tõtt-öelda, eks ta kipub niimoodi olema. Mis te arvate või kuidas teie hinnang siis tänasel hetkel siit edasi on? Et kas me saame sellest üle? See, et me peame aru saama, et USA on õigus. Kanada peab taipama, et mitte midagi teha rohkemat või veidi vähendada ja kui praegune peaminister Carney sai paika, siis tema võttis ära CO2 maksud inimeste pealt, mida eelmine valitsus oli just värskelt sisse pannud ja asi oli kohtus. Aga ei võtnud ära firmade pealt, nii et elektritegijad pidid ikka maksma, aga ma ütlen, see oli, ma ei mäleta enam numbrit, aga see oli triviaalselt väike summa võrreldes Eesti summadega. Ja need võiks ära jätta või peaks ära jäetud saama, samuti peaks Euroopa Liit saama aru, mis on tegelikult faktid, mis on eksitused ja vastavalt jälle, kui ma vaatan seda filmi Climate the Movie, siis ma näen, et seal on ju väga ilusti ära seletatud, miks
teatud asjad on võimatud ja nagu ma enne nimetasin, see viinamarjad Newfoundlandil või lehmad Gröönimaal, seda praegu ei saa, ühesõnaga varem 800 aastat tagasi oli tublisti soojem. Siis läks külmaks, oli see niinimetatud Little Ice Age või väike, eks ole, külm periood, aga palju külmem ja alles siis tõusis vaikselt tagasi viimane paarsada aastat ja nüüd hiljuti viskas natuke kiiremini üles. See on kõik. Ja tegelikult ma mäletan peale teist maailmasõda ka vist kliima läks vaikselt külmemaks paarkümmend aastat ja see oli, kust tuli see nuclear winter või selle uue jääaja mure küsimus, mis 10-15 aastat oli meedias, vähemalt Kanadas. Mujal ma ei tea ja ei jälginud. Ja nii arvan, et Euroopa Liit peab lihtsalt aru saama, et asju tuleb viia normaalse elu peale tagasi ja selle hulka käivad ka fossiilkütused, kaasa arvatud põlevkivi. Aga selle tuhka peaks siis paremini kasutama. Jah, see on küll hea ja õige märkus. Ühesõnaga, ma võib-olla lõpetuseks siis küsingi niimoodi, et kas võib siis äkki hoopis nii olla, et inimese mõju kliimale on hoopistükkis väike või üldse väga vähene, kui üldse, eks ole, ja kliimamuutused on looduslikud protsessid? Jaa, ma arvan, olen sellega väga päri, see mõju on väga väike, nii nagu see IPCC raport ütles, mida mina hindasin, et 10% on tõenäoliselt, see on 0. 90%, et ta midagi on ja kui suur ta on, see teema ei saanud tõsiselt puudutatud seal. Aga mulle räägiti, et vist iga 4 aasta tagant tuleb see raport välja, et 2-3 raporti hiljem leiti, et need kirjutajad on liiga fossiilkütuste sõbralikud ja et need tuleb välja vahetada. Ja see tuletab mulle meelde väikest lugu, mida ma ka Eestis äsja kuulsin, Teaduste Akadeemia energiakomitee esimees vahetati välja, kuna selleaegne esimees, kuna äsja, seal meil olnud möödunud aastal esimees oli liiga põlevkivi sõbralik. Tuli võtta keegi teine, kes oli neutraalse. Need on need asjad. Ja kui sellest aru saadakse, ma arvan, saadakse aru, et need mured on asjatud. Ja ma omalt poolt lõpetuseks nimetaksin, on see raamat Planeet ei põle. Ma tahaks kiitust avaldada selle raamatu avaldamise eest. See on ikka väga hea ja informatiivne ja küllalt mitmekesine, et saab vaielda ka selle raamides. Planeet ei põle on mahukas kogumik intervjuusid ja artikleid, mis esitavad teaduslikud vastuargumendid seni valitsevale kliimaalarmismile. Osta raamat juba täna meie veebilehelt vabadused.ee või hästi varustatud raamatukauplusest. Me oleme tänaseks mõeldud teemad kenasti läbi käia saanud, et mina igatahes väga tänan teid selle sisuka arutelu eest ja ma loodan, et sellist tervepõistuslikku lähenemist tõepoolest meil siin Euroopas ja Eestis, nagu te ütlesite, tuleb ikkagi aina rohkem juurde, eks ole, või eks see too juba on ka ja ühel hetkel ongi selline, eks ole. Igal juhul mina väga tänan teid, et te saite aega ja võimalust saatesse tulla. Väga aitäh, mul oli hea meel, ma sain rääkida ja muidugi Eesti suhtes, Eesti majanduse koha pealt ütleksin, et jah, meil on vaja odavat elektrienergiat, mis meil on saadaval, kui me ainult julgeme seda kasutada. Ja, aitäh! Ma täname ka teid, head kuulajad ja vaatajad, et olite meiega. Märkige meie saated ikka meeldivaks ja jagage neid sotsiaalmeedias sõpradega. Kohtume uute saadetega juba õige pea.